tere! Mina olen Karmo ja olen praegu Suurjõe 47 Pärnus ja tahaksin tutvustada teile väga erilist inimest. Nii et kas sa oleksid nõus ennast tutvustama, kes sa oled ja mis sa siin teed? Ja mina olen Suurjõe 47 elanik. Ma olen pensionär ja elan selles majas. Kas sinul oli, mille järgi sina tegid selle otsuse, kui sa hakkasid siia üldse Pärnusse vaatama elu kohta, sest ma tean, et sa tegelikult Pärnust ei ole olnud, nii et järsku olen nõus rääkima natuke oma tausta. Mina olen sündinud Pärnus, sellepärast ma siin olen, siin koolis käinud ja sellepärast tulin siia tagasi, aga selle koha ma valisin sellepärast, et see maja energiaklass on kaasaegne, üldse maja on niivõrd kaasaegne ehitis ja selle järgi valisin ka selle elukoha ja teiseks on see, et see on niivõrd kõik asjad on siin kättesaadavad, nii kauplused, siit on ligidal minna Jaansoni rajale kõndima, nii et vana inimene peab sporti tegema. Väga tubli. Vanad inimesed, võtke kõik eeskuju. Ja siis saab siit väga lihtsalt, Pärnus on üldse ja liigelda vana inimestel bussipilet ei maksa midagi, siit bussi peale on 5 minuti teejalgsi, sealt bussiga 10 minutit ja on nii teatris kui kontserdisaalis, nii et milles küsimus? Väga hea. Kas sa oled nõus rääkima nüüd, sa oled üks esimesi elanikke siin ilmselt, kes oli siin majas üldse? Jaa. Et kuidas on siis nüüd kogemus, see on siis peaaegu 3 kuud? Jaa, üldiselt kui ma võrdlen eelmise oma elamiskogemusega suures majas, no see ei ole suur maja, see on väike maja, aga ta on niivõrd, siin ei kosta läbi, kõik on nii vaikne ja ta on väga paraja suurusega see maja. Nii et nagu ma õigesti aru saan, siis tegelikult oleksid nõus soovitama ka teistele inimestele. Ja ka loomulikult ja eriti veel väikeste lastega, see on nii turvaline, aed on ümber, kõik on, lastel on kiiget, on liivakastid, aed kinni, nii et lapsed täitsa turvaliselt siin saavad mängida. Nii et kellele kõik see nüüd avaldas muljet, siis juba homme õhtul tegelikult on võimalik tulla ja tutvuda selle majaga ja kuulda Helme käest otse juba, millised siis need elamused siin on olnud. Aga mina tänan ja aitäh, et leidsid aega selle intervjuu jaoks. Ilusat päeva! Aitäh! Tšau!